Meile on täna külla tulnud Sirli Heinsoo Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, reaalaja majanduse valdkonna juht. Tere, Sirli! Tere! Kuidas sa oled üldse sellise teemani jõudnud nagu reaalaja majandus? Tegelikult jõudsingi selleni siis, kui ma Tartu Ülikooli õppima tulin. Ma alustasin oma õpinguid tegelikult pärast keskkooli üldse geenitehnoloogias. Liikusin edasi magistrisse biomeditsiini, töötasin sellel alal 7 aastat ja siis leidsin, et ettevõtlus on ikka natukene põnevam. Mulle meeldib väga inimestega suhelda ja siis tulin siia ettevõtlust ja tehnoloogia juhtimist õppima majandusteaduskonda. Ja siis magistri käigus, kui tuli mõelda, mis lõputöö teemat kirjutada, siis võtsin otsuse, et kirjutan millestki, millest ma mitte midagi ei tea. Ehk siis, et ennast harida, kirjutasin põhimõtteliselt finantsteemadest enda harimiseks ja sealt töö arenemise käigus jõudsin tegelikult siis Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduni, kus oli siis selline huvitav teema laual nagu reaalaja majandus ja sealt kogu see lumepall veerema hakkas. Kuidas sa majandusteaduskonna poolset pakutud õppeaineid ja õppekava hindad või mis moodi majandusteaduskond aitas sul sellise arenguhüppe teha? Ma ütleksin, et 2 hästi olulist asja. Esiteks, mulle väga meeldis, et ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimise siis õppekava oli üles ehitatud väga mitmekesiselt, et kõik need inimesed, kes sinna minuga koos õppima tulid, olid juba midagi oma elus teinud ja tulid ennast täiendama, teadmata, mis siit nüüd edasi saab. Mõndadel mingid fookused, et mulle meeldis õppekava puhul see, et seal oli puudutatud natukene kõike, projektijuhtimist, organisatsiooni juhtimist, finantsi, et kõike, mida ühes ettevõtluses võiks vaja minna. Ja ehk siis, et see andis ka mulle endale tunnetuse, et mis mind rohkem kõnetab. Samal ajal avardas ka silmaringi, et kuidas ka teistes nii-öelda ettevõtlusosades asjad käivad. Teine väga oluline asi, mis ma siit kaasa sain, on kursuse kaaslaste seltskond, et sellesse avatud ülikooli magistriõppesse tulid kokku väga huvitavad inimesed. Et ma hästi julgustan kõiki, kes mõtlevad, kas minna kunagi veel magistrisse, siis selline koht on kõige õigem koht. Et need ütleme siis nii, need tutvused, kes sealt tulevad, inimesed mõtlevad ühtemoodi, huvitavalt, ühel lainel ja sealt kuidagi tekkisid alati väga huvitavad vestlused ja need on tegelikult siiamaani püsinud, et me suhtleme kõikide kursusekaaslastega ka täna. 5 aastat, 6 aastat pärast lõpetamist. Seda on väga meeldiv kuulda, et te olete jäänud ka suhtlema praeguseni. Ettevõtluse tehnoloogia juhtimise õppekava on kahjuks tänase seisuga lõpetanud, aga meie oleme siis püüdnud sellest samast kavast välja arendada kaasaegse majanduse õppekava, kus siis kaasaegse majanduse erinevad olulised valdkonnad on siis õppeainesse integreeritud, et on analoog mõnes mõttes sellest vanast õppekavast, aga siis oleme püüdnud selliseid tulevikuteemasid ka sinna sisse võtta. Ja kõik, mis puudutab siis andmete osa, võib-olla siis ka riskide juhtimise poolt, mis on tänapäeval väga aktuaalne, et õppekavas on saanud siis erinevaid õppeaineid ja teemasid sisse välja pakutud õppijatele, nii et me loodame, et sellest on ka tulevasele õppijale kasu. Aga tuleme selle reaalaja majanduse juurde tagasi, et reaalaja majandus, see tundub midagi väga võib-olla võõrast esialgu, aga kõlab ta selliselt, nagu oleks tuleviku teema ja raudselt me kõik võiksime sellest midagi teada, et mis see sisu oleks lühidalt selle reaalaja majanduse valdkonna sees?
Mul on väga hea meel kuulda, et see õppekava on selles mõttes täienenud, mida sa mainisid, et ma toon sealt kohe selle seose, et see varasem õppekava võib-olla jah, oli nagu hästi traditsioonilistes vaadetes, siis reaalaja majandus ja ma loodan, et ka see uus õppekava, mis teil on, vaatab hästi tulevikku, et milline peaks olema ettevõtluskeskkond tulevikus, kasutades andmeid nii palju kui vähegi võimalik ära. Me räägime andmepõhisest juhtimisest, andmepõhisest ütleme siis äriotsuste tegemistest ja tegelikult reaalajamajanduse mõttes ka aruandlusest või andmete liikumisest erinevate osapoolte vahel. Aga miks on reaalajamajandus oluline või mis on selle sisu? Me ei saa andmeid liigutada automaatselt, kui meie masinad ei mõista neid ühtemoodi. Ehk siis andmed saavad reaalajas liikuda ja automatiseeritud ainult juhul, kui nad on standardiseeritud viisil. Et näiteks tänased süsteemid tihtipeale, seda inimest on sinna vaja selle jaoks, et ta võtab need andmed ühest süsteemist välja ja muudab nad siis arusaadavasse keelde mõnele teisele süsteemile. Aga et seda inimest sinna vahele ei oleks vaja seda manuaalset tööd, siis selle jaoks on vaja need andmed erinevates süsteemides ära standardiseerida, et nad oleksid masinloetavalt üksteisele arusaadavad. Ja siis, kui see osa, see baas, tehniline baas on tehtud, siis alles hakkab välja tulema reaalajamajanduse tõeline kasu, ehk mida me saame nende andmetega siis teha. Kuidas me saame muuta ettevõtja elu lihtsamaks, mis on siis ütleme niisugune põhieesmärk reaalajamajanduse kasutusele võtmisel, milliseid lisandväärtusega teenuseid me saame pakkuda. Kui ma toon näite, siis reaalajamajandus keskendub ettevõtlusandmetele. Ettevõtlusandmed loomulikult alati luuakse ettevõtluses endas või siis ettevõtjas endas. Need on ettevõtja enda omad, aga ta peab neid kellegagi jagama. Näiteks oma partneritega või riigiga, kui ta teeb aruandlust, siis see jagamine peab olema hästi lihtne, sest tegelikult mida see jagab? Sa pead ennast kellelegi tõendama, et sa kas oled usaldusväärne partner või et sa ajad õiget asja riigile. Kui me räägime riigi poolsest vaatest, siis mina täna mõtlen Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis sellele, et jah, me küsime ettevõtjalt andmeid riigi poolelt, aga kuidas me saame motiveerida ettevõtjat neid andma siis nii-öelda standardiseeritud kujul, miks ta peaks investeerima sellesse, et need andmed oleksid nii-öelda loetavad, sest me tahame ettevõtjale pakkuda nende esitatud andmete pealt lisandväärtust tagasi. Kui ta esitab meile näiteks majandusaasta aruanded või käibemaksudeklaratsiooni või minugi poolest mingisuguseid kütusearuandeid või pakendiaruandeid, siis see ei ole lihtsalt andmete esitamine iseeneses, vaid nende andmete pealt peab nüüd pakkuma riigisektor tagasi ettevõtjale lisandväärtust. Kuidas tema oma sektoris positsioneerub? Mingisugused statistilised vaated, et ettevõtja saaks nende tagasi saadud lisandväärtusega teenuste pealt teha oluliselt andmepõhisemaid otsuseid. Mitte lihtsalt mõelda, et äkki töötab see turunduskampaania rohkem kui see, minu sihtgrupp äkki on see, et need andmed annavad sulle selle suuna kätte, et sina ettevõtjana saaksid teha oluliselt kvaliteetsemaid otsuseid. Ja ma kujutan ette, et tegelikult lisaks siis ka võib-olla avalikus sektoris on see andmepõhine lähenemine see midagi siis võiks erinevate otsuste, strateegiate ja suundade väljatöötamisel kasutada, et mitte ainult siis ettevõtjad ei ole siis võitjateks. Jah, meie valdkonna poolt vaatame ikkagi ainult või ütleme nii peaasjalikult ettevõtjate elu lihtsustamise suunas. Avalik sektor peab lihtsalt kaasa tulema sellega, et seda võimalust ettevõtjale pakkuda. Me ei tea täna, kuidas muutub avaliku sektori asjaajamine sellel poolel, et kas seal muutub mingi halduskoormus näiteks. Tõenäoline on, et või tähendab, kindel on see, et need teenused muutuvad personaalsemaks ettevõtjale. Kindlasti muutuvad asjad kiiremaks, me saame oma fookuse õigesse kohta panna, aga jah, et see põhiline kasusaaja peaks ikkagi olema meie vaates ettevõtja.
aga andmepõhised otsused avaliku sektori poolel, see on, meie vaates on see tegelikult lihtsalt ütleme nii teise valdkonna teema, kes ka võidab tänu sellele, et neil on ettevõtlusandmed standardiseeritud, siis nad saavad ka selliseid makromajanduslikke statistilisi vaateid paremini anda ja selle põhjal paremini otsuseid teha. Arusaadav. Kas sa oskad ka öelda, mis te olete jõudnud nende esimeste sammudena ära teha ja mis on kavas nagu lähitulevikus selle reaalajamajanduse valdkonnas? Ja, nagu ma nimetasin, siis ettevõtlusandmed moodustuvad ettevõtluses. Sinna me ei saa selles mõttes kättpidi kuidagi sisse minna, vaid me saame ainult ettevõtluskeskkonda toetada. Ja see on meie põhieesmärk, et me toetame ettevõtjaid erinevate standardite kasutusele võtmisel, räägime näiteks e-arvete standardist, me räägime ka erinevatest sektoripõhistest suundadest, näiteks transpordisektoris on täna väga kuum teema e-veose lehed ja selle standardid, mis tegelikult on ka osa siis arvemajandusest, nii et kõik selline ettevõtlusandmete standardiseerimise toetamine on see, mida me saame sinnapoole teha. Ja selle suunas me ka töötame, meil on toetusmeetmed avatud, erinevad koolitusi viime koostöös maakondlike arenduskeskustega läbi ettevõtjatele ja ühesõnaga selline teadlikkuse kasvatamine. Teise sammuna, kus me saame avaliku sektori poolelt oluliselt rohkem ära teha, on andmepõhine aruandlus. See tähendab seda, et me ei esita enam deklaratsioone või aruandeid, vaid me esitame riigile andmeid. Et just täpselt selle jaoks, et me saaksime riigi poolelt pakkuda sellele ettevõtjale vastu lisandväärtusega teenust. Et kui me saame kätte ühe PDF-i faili, siis me väga keeruline on sealt välja noppida mingisugust olulist infot tükkidena. Kui me saame selle faili andmetena, siis on meil oluliselt lihtsam võimalik näiteks, ma ei tea, käibenumbreid erineva sektori peale kokku agregeerida ja sealt mingisugust statistilisi vaateid luua. Et andmepõhine aruandlus on täna üks olulisemaid suundasid ja seal on meil täna kaasatud siis circa 15 erinevat asutust, kes kõik toimetavad koos selle nimel, et need andmed, mida need asutused koguvad, näiteks Keskkonnaministeerium, PRIA, Keskkonnaamet, Rahandusministeerium, Maksuamet, Statistikaamet, Tehnilise järelevalve Tarbijakaitseamet, et kõik need asutused on koos ja vaatavad seda, et mida keegi kogub, kuidas neid asju standardiseerida kogumise vaatest, et me ei küsiks samu andmeid mitu korda, kui küsime, kuidas jagame ja kõik see osa on ühesõnaga arutelul täna. Loodame 25 aastaks kindlasti mingisuguste väga heade tulemusteni jõuda. Väga tore kuulda, aga võib-olla teadustööde konkursist ka natukene räägiks, et ma tean, et te olete juba teist aastat korraldamas seda teadustööde konkurssi, et mis siis endast kujutab? Ja, kuna me toimetame sellisel maastikul, kus me tegelikult iga päev õpime, väga oluline on teadusasutuste ja tegelikult ka tudengite kaasamine siis reaalajamajanduse kontseptsiooni edasiarendamiseks, siis üks väga loogiline suund ülikoolidega koostööks oli luua teaduspreemia konkurss. Esimene aasta mõistagi uus teema, juba valminud tööd, vajasid veidi tõuget, et sellel aastal oleksid need tööd natukene rohkem suunaga siis reaalajamajandusele, aga ja me anname välja teaduspreemiaid siis kahes erinevas suunas, üks on siis teadustööd ja teine on teadusartiklid, ehk siis uurimistööd, magistritööd näiteks ja teine on siis teadusartiklid reaalajamajanduse valdkonnas. Eesmärgiga siis aina rohkem edendada seda reaalajamajanduse erinevate valdkondade uurimist. Või vastupidi, uurida erinevaid valdkondi reaalajamajanduse võtmes, pigem siis niipidi.
ja neid töid te ootate tavapäraselt sügisel on see konkurss, ma tean, et selleks korraks on juba tähtaeg kukkunud, aga ka järgnevatel aastatel see teaduspreemia konkurss on avatud ja on tulemas, nii et kes selles osas tahab kaasa aidata või ka siis konkursil osaleda, on kindlasti teretulnud. Just, et järgmine aasta kindlasti toimub, kindlasti ootame uusi töid ja juba need 2 aastat on näidanud, et kui eelmine aasta oli veel, see valik oli, ütleme nii, tagasihoidlik, siis sellel aastal on need teemad ja tööd, mis on saabunud, oluliselt paremini fokusseeritud reaalajamajanduse peale, et loodetavasti iga aastaga tööde hulk tõuseb ja teemad ka lähevad aina rohkem fookusesse. Aitäh, Sirli, tutvustamast teemasid reaalajamajandusest ja rääkimast põnevatest arendustest, mis puudutavad siis sellist paberivaba andmete liigutamist ja elu võib-olla meil tulevikus. Ja kui kellelgi on huvi reaalajamajanduse teemade vastu, siis reaalajamajanduse teemadest leiab ka veebist infot, nii et saab sealt veel lisa otsida. Just. Suur tänu, Sirli, ja aitäh kuulamast ja vaatamast meid. See oli siis meie vilistlase Sirli Einsooga väike vestlus reaalajamajanduse teemadel.